No tšau, ma räägin nüüd inimkonna kõige ebamugavamast, ebameeldivamast ja välditumast teemast. Jah, nii, ütleme, et sa oled seal 7-8-aastane, vaatad peeglisse, vaatad, laps vaatab vastu, jah, laps, mina, laps, jah. Siis see laps läheb kooli, öeldakse, et lähed kooli, saad õppida hästi, saad hea hariduse, siis saad hea töökoha, siis saad palju raha ja siis selle rahaga saad õnnelikuks, jah. Nii, 10-20 vanus, näpud püsti, mina ja maailm nagu möll ja õpid koolis, seal õpid, siis tuleb puberteediiga, hakkab pidutsemine, vanemad inimesed ütlevad, et oota nüüd, et rahu, et hoia oma tervist, vaata, et ära nüüd hulluks mine. Mida teie pensionärid teate kah? See on minu elu, mina tean paremini, te ei tea mitte pekkigi, jah. Nii. Jooksed seal, möllad ringi, tähendab, ei mõtle üldse väga homse peale. Siis kool saab läbi, noh, ütleme seal 20-30, võib-olla natuke veel pidutsed. Siis nüüd lähed tööle, siis töötad, proovid seal ülemusele pugeda, proovid mis iganes seal oma mingid projekte täita, teha nagu yes sir, viskad viis, oled eeskujulik, saad palka, jah, nüüd hakkas palk tulema. Nii, said palka, vaatad, ostad ühe asja, ostad teise asja, kolmanda. Ma ei tea, no nii nad rääkisid, et seda peab tegema nagu, et siis saab rõõmsaks, siis saab õnnelikuks, jah. Nii, mis nüüd järgmiseks tegema pidi? Pere peab tegema, jaa, nad ütlesid, et pere peab tegema, davai, teeme pere. Siis ütleme 30-40, vaatad ikka nagu juba hakkab selline nagu vaikselt nagu on tehtud igast asju, 30-40 ja selline, et mida, jah. Ja siis 40-50 see vahemik, ütleme, et siis lähed vaatad juba peeglisse, vaatad, kuule, midagi on nagu muutunud. Enam ei ole see 10-aastane laps. Vaatan see, mina tunne on see sama, jah, mina nagu olen see sama, aga kui ma vaatan peeglisse, enam nüüd vaatab nagu keegi teine sealt vastu, nagu absoluutselt teise välimusega inimese, aga nagu see tunne, et mina olen ikka, nagu ma olen, on ikka see sama. Nagu mitte midagi sellest tundes muutunud ei ole. Nagu selles sensatsioonis, et ma olen olemas ja see olen mina, kes on olemas. See ei ole muutunud. Muutunud on ainult see, kes sealt peeglist vastu vaatab. Ja. No, siis 50-60, ütleme, et see vahemik. No, nüüd juba tunned, oota, päris enam klubisse ei roni, näppe ei viska, saltosid päris võib-olla enam ei tee, breiktantsu ei tantsi. Ja keha midagi on, kuule, Maie, puus, midagi puusaga juhtus, on sul kunagi olnud varem midagi sellist? No, siis ütleme 70-80 seal mälu, kuulmine vaikselt hakkab ära minema. Maiu! Oota, ära nüüd, Milvi, ära karju. Ma ei karju ju! Sa, Milvi, palun, sa karjud. Mis mõttes? Ja, kuulmine hakkab ära minema. Ja siis mälu, nägemine, jah, ütleme seal 80-90, okei, see on, tähendab jah, millal iganes kellelgi on 80-90 nägemine, kuulmine, kõik juba, mis nüüd toimub,
ja siis vaatad veel peeglisse, vaatad, no püha jumal küll, no ma siis isimas tunned nagu ikka nagu, et oleks seesama mina, seesama väike noor mina, kes seal 10-aastaselt vaatas peeglisse, aga midagi on siin väga muutunud, midagi on siin väga muutunud. Mis edasi saab nagu, et mis asi, mis nüüd edasi saab? Millisel hetkel inimesel turgatab see mõte või tekib küsimus, et mis nüüd edasi saab? Kõik märgid viitavad, et mäng on läbi, nagu mäng hakkab läbi saama. Mis edasi saab? Mis edasi saab? Kus nad kõik lähevad? Ma ütlen, selleks ajaks tõenäoliselt inimene on juba käinud päris palju matustel ka ja näinud, kas ei tekita nagu küsimust, oota, see on nagu kummaline. Just oli see inimene. Ma nägin teda, sain temaga koos olla, enam ei ole. Kus ta läks? Mis ta sai? Mis ta sai? Mis juhtus? Ja siis nagu hakkad, siis oled seal 80-90, mõtled, fuck, mul ei olnud ju tegelikult mitte midagi karta, mitte midagi põdeda, nagu mitte midagi, nagu kõik nad lähevad kusagile, kõik mäng lõpeb, tundub, et ma vaatan väljaspoolt, mäng lõpeb kõikide jaoks, varem või hiljem, kõikide inimeste, kas kõikide, keda sa armastad, nende jaoks lõpeb see mäng ja kõikide, keda sa vihkad. Ma arvan, et mida varem me hakkame uurima, mis asi see muutumatu mina seal oli, siis kui sa olid 10-aastane, siis kui sa olid 20-aastane, siis kui sa olid 30-aastane, siis kui sa olid 40-aastane, 56, see mina, konstantne mina, kes oli kõikides kogemustes sees, igal pool, kus sina olid, kus sa kogesid, kus sa midagi tegid, kas sa olid armunud, olid sa kurb, olid sa vihane, olid sa valudes, olid sa masenduses, see mina, olid sa noor, olid sa vana, seesama mina aspekt, see mina tunne, ma olen olemas, see oli püsiv kõikides, kõik muu muutus terve aeg, aga see enesestmõistetavalt see mina tunne, see mina, mõtle nüüd, tunneta sisse korra, ma olen olemas, jah, tunneta korra sisse, see on igavene osa, see kõige tavalisem mina, see kõige, no midagi, selles ei ole mitte midagi erilist, mõtle nüüd, mina, noh, sa mõtled nagu mina, nii, mis siis on, mis siin erilist on ja noh, see on ju tüüpiline. Ja see on see muutumatu osa. See tähendab, sellele tuleks tähelepanu pöörata. See on kõige müstilisem asi üldse, see mina, mis tundub kõige tavalisem. Vaikus, no see on see vaikus, mina. Jah, tühjus, vaikus, tal on mina tunne. Kui inimene muutuks sellest, nagu mitte mõelda sellest, vaid olla see, teadlikult olla see, siis see on kõige müstilisem, ta ajapikku hakkab muutuma järjest müstilisemaks. Noh, ütleme, et kui sa paned silmad kinni, jääb alles, miski jääb alles, see elus olemine, see on nagu kõige suurem müsteerium alles, mis siis jääb, paned silmad kinni, ei mõtle, vaid lihtsalt tunnetad sisse, vot seesama osa, see osa ei sure.
mõtle, mis asi see on, nagu püüa aru saada, mis see selles universumi kontekstis, mis asi see on. Mis asi see on, mitte mõistusega, vaid sa saad ainult olla see. See hakkab järjest süvenema, see on nagu kõige müstilisem asi üldse, see vaikus on kõige müstilisem asi üldse, mida me vaatame, mis tundub nii mõttetu asi. Ja see ei vanane, see osa ei vanane sinus. See osa, seepärast ongi inimestel tunne, ma ei tunne küll ennast nii vanana, ja kuna see on ajatu osa sinus. Aga millal nagu, mis vanuses inimestel esimest korda turkab see mõte pähe või sügavamalt hakata nagu mõtisklema, et okei, kõik nagu muutub, keha vananeb, inimesed lähevad kirstukaaned kinni. Neid ei ole enam nagu, et maa pole ka enam, see keha pole ka enam nagu, et mis edasi saab siis nagu, kas see ei ole mitte kõige suurem müsteerium üldse nagu ei saa nagu, et mis edasi saab siis? Mis edasi saab? Kas ei ole kumma, kas ei tekita nagu teadlane või hakkad mõtlema, et mis edasi saab siis? Mis siis edasi saab? Mis edasi saab? See on nagu inimestel on nagu, ma mõistan, see on nagu hirmutav on mõelda, aga see on nii vabastav. See on nagu kõige vabastavam asi üldse, nagu mõtle, kui sa julged seda teha, mõtle, kui vabastav see on. Mitte midagi ju kaotada ei ole. Nagu mida? See on kõik lihtsalt mingi hologramm, no mida sul kaotada on? Tähendab, mis siin päris on siis selles kontekstis, mis siin üldse päris on? Ja mida sa kaotada saad? Vot, ei tahtnud sind hirmutada, ma ei tahtnud sind hirmutada, ma tahtsin lihtsalt, et hämmastav, müstiline asi, nagu see üldse see kogu see värk, müstiline. Nii et võib julgelt täie rinnal armastada, tänulik olla, hoolida, vihastada, kurvastada, mis iganes. Suures pildis ma arvan, mis edasi saab, on siis järgmine seiklus. Järgmine seiklus saab edasi. Toimub restart, saad endale mingisuguse teistsuguse kostüümi, võib-olla kusagil teisel planeedil ja uuesti. Vaatad peeglisse, mis asi mina olen. Nii, vaatad, okei, vaatab mingi organism, vaatab vastu. Ei tule selle pealegi, et mina pole see organism. Ja. Kuule, aga kõik head.